Head read, see on pidu sõnas eneses. Toimub see mai viimastel, juuni esimestel päevadel siin Tallinnas, Kirjanike majas, Lasteloomemajas ja Raamatukogus. Festivalil Head read on konkreetne eellugu. Et toimus siin vist 7 aastat järjest Põhjamaade luulefestival, mis siis ka hakkas vaikselt kasvama. Et alguses oli tõesti, kutsusime siia just nagu Põhjamaade autorid, aga siis hakkasid tulema ka Peterburist autorid ja Läti ja Leedu autorid ja lõpuks isegi tuli sealt Saksa ja Poola autoreid. Siis oli kirjandusfestival Sotsia, mis sai alguse Tallinna Ülikoolis seal Jürgen Rooste ja Wimbergi ettevõtmisel. Ja siis oli Kristal ja minul tekkis omavahelistes vestlustes idee, et peaks ikkagi kuidagi populariseerima ka sedasi kaasaegset proosat tervest maailmast põhimõtteliselt, et idee kohaselt võiks teha nii, et kutsuda ka proosakirjanikke siia ja harjutada Eesti publikut nagu kohtuma proosakirjanikega. Et ei oleks ainult luulefestival, vaid oleks üldiselt suur lai kirjandusfestival. Ja siis need 3 impulssi või need 3 sellist praktikat panime kokku ja sellest siis tekkiski Head read. Et tänu sellele nagu Head read juba algselt oli sisse kodeeritud selline mitmekesisus. Head read on Tallinna linnapildis mitmendat korda. Juba 4. Kas Head read on nüüd suureks saanud? No natukene suuremaks võib-olla siis, kui ta alustas. Ja päris kindlasti oleme rohkem ise nüüd kogenud ja oleme õppinud oma eelmisi vigu vältima, nii et inimesi on juurde tulnud esinejaid ja päevade mõttes on ka natukene pikemaks veninud. Nii, pidu sõnas eneses, see on selline märk, mis on ikka häid ridu saatnud. Ja mis on selle heade ridade seekordne sisu, seda tahamegi koos teiega natuke uurida. On siis kaal Eesti kirjandusel või on see kaugelt siia kokku kantud? No nii seda kui ka teist. See on meil alati olnud eraldi eesmärk tuua kokku võimalikult palju eri maade kirjandusi, erinevaid mõjusid. Kuna üks meie meeskonna liige on Jürgen Rooste, kes oli ka siis seal nii-öelda Sotsia taga või oli üks Sotsia hingedest, siis tema ju vastutab just Eesti programmi eest ja on leidnud minu meelest väga huvitavaid lahendusi just Eesti kodumaise luule esitamisele. Ja on ka mitmeid selliseid sündmusi, kus Eesti luule ja siis näiteks Soome luule pannakse kokku mitu sellist üritust või kus luulet ja muusikat koos esitatakse või esitatakse luulet nagu tavapärasest teatraalsemate vahenditega, et sellised teatri ja kirjanduse väljendusvahendid püütakse nagu kokku liita. Nii et ta on ka selles suhtes väga mitmekesine. Ja meil on ka selles mõttes on see aasta tunduvalt mitmekesisem, et me oleme oma laste hommikud viinud kõik lastekirjanduse keskusesse. Siis juba traditsiooniks on saanud kirjandusretked mööda Tallinna. See aasta on nad Nõmmel, Tallinna Botaanika-ajal ja siis muidugi Melchiori retked Vanalinnas, mida on tervelt 2. Ja täpselt samuti toimub jälle koostöös Draamateatriga on sedapuhku Andrus Kivirähki Kevadine Luts esimene lugemine, mis toimub juba 30. mail. Ja täiesti niisugune uudne asi on koostöös Briti nõukoguga toimub siis 3. juunil ülekanne Hei kirjandusfestivalilt Salman Rushdie esinemine. Ja, seda saab näha seal nende akende taga kirjanike majas. Ja näiteks Nigulisti kirikus toimub siis sellise, kuidas ütleme, metafüüsilisema luule. See ei olegi õhtu tegelikult, see on selline hommik või lõuna. Ja see on otseselt seotud siis Põhjamaade luulefestivali pärandiga. Et toimub selline luuleteenistus Nigulisti kirikus pühapäeval. Põhimõte, millel me oleme üles ehitanud, selle on ikkagi see, et püüame avardada seda eestlastele kättesaadavat kirjandusruumi ja anda ettekujutust seda, mida mujal maailmas tehakse. Festivale on maailmas üsna palju, lihtsalt Eestis on see suhteliselt uudne, et inimesed tulevad kirjanikke kuulama. Ütleme, et näiteks tõesti eelmise aasta festival toimis juba sedasi nagu üks festival vähemalt minu meelest võiks toimida. Üks võtmesõna siin ongi kogu selle festivali selline sisuline mitmekesisus, et on tõesti traditsioonilisemaid luulelugemisi, siis on selliseid pisut, ütleme, uuemas viisis luule esitamisi, siis on tõesti suuri tähtsaid välisautoreid ja siis on näiteks ka palju teemaseminare. See aasta on meil ju väga huvitav teemaseminar, käsitleb ajalookirjandust, et miks näiteks mõned Eesti autorid on hakanud kirjutama ajalookirjandust, et David Vseviov siis vestleb Tiit Aleksejevi ja Indrek Harglaga või on siis
teemaseminar, mis käsitleb Eesti kultuuri ja kirjanduse tulevikku, kus vestlevad, eks ju, Marju Lauristin, Ene Mihkelson, Mihkel Mutt ja Kaarel Tarand. Et ma arvan, et tänu sellisele sisulisele mitmekesisusele ja kirevusele tõmbab festival ka rohkem publikut enda juurde ja loomulikult, kui inimene tuleb ühele üritusele, siis ta hakkab vaatama võib-olla väheke laiema pilguga ringi ja satub ka teistele üritustele. Aga kui nüüd minu konkreetselt tuua, siis võib-olla näiteks eelmine aasta ma mäletan, kui ma tulin arglikult ukse vahelt vaatama, et seal oli üks selline suurejooneline kirjandussündmus ehk siis sellest 60ndate kuldse põlvkonna esinemine, kus seal olid Mats Traat ja teised selle ajastu elavad klassikud. Ja siis ma vaatasin, et see Musta laega saal oli nagu pungil rahvast täis, et siis ma nagu tundsin uhkust, tundsin rahulolu, et näed. Seisame siin praegu Vilde selja taga, aga Vilde selja taha on siin veel omaette elu tekkinud. Ma arvan, et see on ka teie tegu. No see ei ole otseselt meie tegu, et meie ei saa selles asjas au enda peale võtta, aga siin on taga ikkagi konkreetselt Vilde muuseum ja Tammsaare muuseum, kes ütleme, neid muuseume juhatavad visiooniga ja südamega inimesed.